tere, me oleme siin Külvi 9 Ovega, on ka seal. Et selline huvitav üürikorter praeguseks, millel on ka niisugune ühine ruum. Lähme vaatame. Ühisruum. See asub siin nagu keldri korrusel. Kohe sisse tulles väike WC. Siin saab riideid riputada ja siis on niisugune avar ruum. Vaatame ringi. Siin on kõik reeglid, märgid, muusika. Et kõik, kes elavad selles majas, saavad kasutada, järgides neid reegleid. Siin saab mängida pingpongi, pidada sünnipäevasid, sporti teha. Kõik igasugused võimalused. Mängida hokit või jalgpalli. Nii et sünnipäeva pidada, niisugune värk. Siin on väike kööginurk ka, vaatame. Üks tolmuine, mõned nõud, kohvimasinad, värgid. Aga see ei ole veel kõik. Siit saame minna ka spaasse, nagu näha. Tada! Spa. Nii. Ja nüüd olemegi spaas. Siin paremat kätt, nagu näha, on niisugune sauna eesruum, kus saab mõnusalt istuda. Niimoodi saab siin istuda, täitsa mõnus. Ja siit läheme edasi sauna. Vaatame. Elektriküttega sauna. Siit paremat kätt. Harvi ja kerisega. Päris avar saun. Siin saab istuda. Ma ei tea, kui hästi te näete, aga ühesõnaga on täitsa normaalne saun. Ja see ei ole veel kõik. Siit lähme edasi. On dušš. Ja bassein. Tada! Siin on praegu kile peal, aga vaatame siia poole. Vesi on täitsa soe. Kile võetakse ära, et ei auraks, et oleks energia kokkuhoid. Ja selline lisavõimalus. Nende ruumide kasutamisel on omad reeglid, peab panema elektritarbimise kirja enne ja pärast ja siis elektri eest tasuma. Muidu on elanikele tasuta. Tere, nüüd me oleme korteris sees, Külvi 9, üürikorter. Vaatame üle. Esikus oleme praegu. Nii, siin on siis elutuba ja siin on üks magamistubadest. Päris palju mööblit on siin sees, jäänud eelmistest üürnikest. Kamin. Mööbel on natuke vana, aga kõik asjad toimivad. Keskküte. Küttearved on täitsa normaalsed. Rohkem infot leiate kirjeldusest. Oma hoov, lapsed mängivad, täitsa mõnus, turvaline, aiaga ümbritsetud. Päris vaikne on. Nagu näha, pole eriti palju müra kuulda. Siit läheme edasi kööki. Pliit, ahi, mikrolaineahi, kõik asjad on olemas. Täitsa korralik väljatõmme. Jälle hästi palju kappe. Suur külmkapp ja sügav külm. Parajalt suur laud. Palju 6 inimesele. Ja siit läheb edasi rõdule. Saab isegi päikest võtta suvel. Täitsa mõnus. Ja siit jälle vaade hoovi. Praegu on aken lahti. Kuigi Pärnu maantee on päris lähedal, on ikkagi vaikne. Ei ole seda suurt müra. Eriti kui aknad on kinni. No näed, koer väljas kuskil mängib. Nii,
Lähme nüüd edasi tuppa tagasi. Läbi köögi. Nii läbi köögi ja nüüd lähme elutoas me olime, mis oli vasakul. Siin on siis üks magamistuba. Magamistoa aknad vaatavad ka hoovi. Teisi maju seal ei ole. Ja suur kapp on. Täitsa mõnus kapp. Lähme siit edasi läbi koridori vannituppa. Avar vannituba vanniga. Siin on pesumasin ja ka kuivati, aga see kuivati läheb siit ära, sellepärast et muidu ei ole võimalik seda WC-d kasutada, aga noh, eelmised üürnikud kasutasid. Vähesõnaga, täitsa korralik vannituba. Vannitoast lähme siis edasi veel ühte magamistuppa. Ka parajalt suur. Töölaud on, kui kellelgi on vaja, nagu et laps saaks töötükke teha. Sobib väga hästi lapsetoaks või töötoaks. Korteri juurde kuulub ka üks parkimiskoht hoovis. Nii et selline see korter on. Ma arvan, et see on väga hea hinnaga. Võtke ühendust. Kogu info on kirjelduses. Kohtumiseni. Tere, nüüd me oleme siin Külvi tänava kortermaja hoovis. Väga hea väravaga hoov, käib puldist. Selline näeb välja maja. Korteri juurde kuulub üks parkimiskoht. Siin saab parkida. Siit on sissepääs. Teine korrus. Niuke mõnus maja. Ja siit on siis sissepääs sauna läbi hoovi. Lähme vaatame korraks. Prügi sorteeritakse. Tere! Ei, ma olen maakler siin. Pakun ühte korterit Jüürile. Teen ühe väikse video. Ja siin ongi see hoov. Niuke hoov siin. Lapsed mängivad. Kõik värk. Ühesõnaga selline hoov. Nii et kohtumiseni.